Tere! Alates 5. märtsist hakkab ilmuma Maalehe raamatusari Tarkuse puu. See kujutab endast 30 raamatut, üks raamat iga nädala kohta, igal neljapäeval ja ilmub koos värske Maalehega ja on müügis nädal aega. Ja raamatud kujutavad endast sellist vaimset, filosoofilist, esoteerilist, eneseabi, kõike sellist kirjandust. On valitud erinevaid autoreid nii Eestist kui väljaspool Eestit ja püütud katta võimalikult suurt valikut ja ütleme siis ka vajadust. Tere! Mina olen Janno Seeder, minuga koos on Maie Kaata välja taga ja Siret Seeder. Ja täna räägime Maalehe raamatusarja Tarkuse puu 3. raamatust. Stefan Klein ja Õnne saladus. Väga ambitsioonikas pealkiri, kes meist tahaks olla õnnelik. Ja ma isegi siin alguseks, mis minu esimesed mõtted tekkisid koolitajana, ma tihti olen küsinud auditooriumilt, mis te arvate, mis on inimese elu ülesanne. Nad on lugenud raamatuid, siis sealt tuleb tihti vastused, olla õnnelik. Väga hea. Aga järgmise küsimuse peale, et aga mis on õnn? Siis kehitatakse õnn. Ja küsin, aga kuidas te siis ära tunnete, kui te ei tea, mis on õnn, millal te olete õnnelikud. Ehk nüüd on tõeline käsiraamat. Stefan Kleini raamat, minu arust on ta täisteaduslik. Kui ma vaatasin kasutatud kirjanduse nimekirja raamatu taga, see on aukartust äratav. Seal on väga erinevast vallast, seal on väga teaduslikke allikaid, seal on ka väga filosoofilisi allikaid, on tehtud väga põhjalik töö ja just teemal, mis on õnn, kuidas seda saavutada, kuidas seda säilitada, kõik selline pool. Nii et räägime õnnest. Maie Kaata, mis on õnn? Oi, õnnele on külge kleebitud igasuguseid valemeid. See on ikka kohe seinast seina. Siis on seda õnne salastatud ikka kohe, ei tea mis viisil ja kuidas moodi. Aga minu teada õnnel ei ole ei saladust, ega õnnel ei ole valemit. Mitte kumbagit ei ole. Mis ta siis on? Sisemise rahu seisund. Väga nõus. Nii, aga... Kogu lugu on jah. See ongi sisemine tunne ja siin ta mainib ka raamatus, et õnne sa koged iga hetk, kui sa oled hetkes. See on sisemine rahu hetk, mida praegu tunnen. Et see ei ole nii, et ma olin siis õnnelik või too õnnelik. Õnn saab olla ainult praegu olevikus. Kui me räägime asjast, mis meile kunagi meeldis ja tekitab häid tundeid, siis ma olen rahulolus. Vaat sel hetkel ma olin rahulolus. Aga õnne ma tunnen ainult praegu hetkel. Ja õnn on tegelikult niisugune mõnus sõna, et kui ma ütlen õnn eesti keeles, ma ei saa öelda õnn, et mul nägu läheb kurjaks. Õnn tõmbab suu nurgad ülesse, isegi meie need lihased ülesse. Ja ta on hästi mainib, et see õnn saab alguse naeratusest. Räägib nendest lihast, ta räägib üldse sellest kogu ajukeemiast. Ajukeemiast, füsioloogiast. See oli väga kohati see keeruline, aga kui sa loed ja hakkad aru saama, siis tekib sellised nagu naljakad nagu seosed ja seegi, et inimesed peavad olema 19 erinevat naeratust. Aga ainult üks on õige. Ja õige on see siis, kui lähevad silmad ka kissi ja lähevad niimoodi portsud tekivad näo peale, siis see naeratus on õige. Siis ta aktiveerib meil need õnne energiat ja tunneme ennast hästi. Muidu need tehtud naeratused nagu pea olnud on ja me oleme ära õppinud ju elus ka need naeratused on ju. Et see õnn on ka hästi palju niisugune näiline. Aga nüüd raamat, jah, tohutult põhjalik ja tõesti seal on kõigi ajuprotsessideni välja, kuidas asi töötab ja mul isegi ta meenutas mingi aeg siin ringles Eestis ka ja vaadati filmi oli What I Believe to Be Now, see oli selline kvantfüüsikat puudutav film, kus oli hästi ilusti filmis skemaatiliselt näidatud, mis toimub sinu ajus siis, kui on nii või kui on naa. Ja vot nüüd selline see raamat tohutu põhjalikkusega näitab seda poolt just, kuidas asjad töötavad, aga mitte ainult. On kindlasti olemas ka nagu see filosoofiline pool, nagu meie siin oma arutlust alustasime, et vot mis ta minu jaoks tähendab. Ja tuuakse ka välja see, et loomulikult õnn on persooniti erinev.
igaüks peab enda jaoks läbi mõtlema, mis on minu jaoks õnn, millal ma tunnen ennast õnnelikuna. Ühe jaoks on õnn see, kui tal on kõht täis, teise jaoks on õnn see, kui tal on kallis inimene kõrval, kolmanda jaoks on see, kui ta oma koeraga saab jalutada, neljanda jaoks on see, kui ta vaatab päikeseloojangut, mida iganes. Et ta on hästi personaalne teema, selline õnne teema. Õnn on püsiv õnnetunne ja on ebapüsiv õnnetunne. Kui me samastame õnne mingi materiaalse väljundiga, siis see on ebapüsiv. Sest mateeria ei ole igavene, see muutub pidevalt, siis ka meie õnn on muutub. Näiteks ma ütlen endale, sean õnnele tingimused, ütlen endale, et ma olen siis õnnelik, kui ma saan selle pemari kätte. Nii, saan selle pemari kätte ja natukese aja pärast on õnn läinud, sest mul ei ole enam seda sisemist rahuseisundit. Ma hakkan uuesti seda õnne taga ajama mingi muu teise materiaalse väljundiga. Aga see, kui sa oled siin ja praegu, elad hetkes, nüüd sa võid iga hetk oma õnne nautida. Aga kas pole niimoodi, et see, mis sa mainisid, selline tingimuslik õnnemudel, et see on väga levinud, meid on nagu õpetatud. See ongi põhiline, meid ju õpetatakse selles. Ja, kui mul oleks see ja too, siis ma äkki saaks olla õnnelik. Nii. Kuna mul ei ole seda ja toda, siis ma ei saagi olla õnnelik. Ei, sa naabri naisel on ja mul ei ole, ma ei saagi olla õnnelik. Ja kuskil isegi toodi, oli selline klassikaline paradigma pidi olema niipidi selline tarbimisühiskonda iseloomustav paradigma õpitud, siis eks on see, et omada, teha, olla. Kui mul oleks palju raha, siis ma saan teha oma firma, siis ma saan õnnelikuks. Vastavalt, kuna mul ei ole, siis ma ei saa. Aga siis toodi välja oli selline töönarkomani mudel, et töönarkomanil on tõstetud, on ära vahetatud kaks, esikohal on teha, siis on omada ja siis on olla. Ehk see kõlab umbes niimoodi, et töönarkoman mõtleb, et kui ma rabenen kõvasti, siis ma äkki saan palju raha ja siis ma äkki saan õnnelikuks. Aga igal juhul see on tingimuslik. Mõlemad ongi tingimuslikud ja tegelikult väga lihtne lahendus on see paradigma ringi pöörata. Ehk esikohal on olla, just mida sa ka mainisid, mõlemad mainisite, olla siin ja praegu, olla, teha, omada. Ehk see tähendab seda, et ole see, kes sa oled, käitu vastavalt ja sa saad kõike, mida sa vajad. Sa ei ole millestki ilma. Aga selle eeldus on ka usaldus elu vastu. Sa ei pea teadma, kuidas asjad töötavad, aga ole muretult sina ise, usu, see on sinule oluline, aga see puudutab ka teisi. Siin tuleb mängu kohe üks universumi energeetiline seadus. Kui sa kuulad oma südant ja teed seda, mis sulle meeldib, siis oled sa selles alati pädev. Ja kui sa oled mingis asjas pädev, siis see viib ju sind rahulolu poole. Tunne ennast hästi. Ja kui sa nüüd ütled niimoodi, et ma vajan selle meeldiva olukorra saamist või ma vajan selle meeldiva tegevuse tegemist, siis universumil on kombeks energeetiliste seaduste alusel kõik sinu vajadused rahuldada, mitte su tahtmised. Vajadused just. Aga su vajadused, näiteks sa vajad talveks sooja mantlit, palun, sa saad selle. Sa vajad elus püsimiseks toitained, sa saad need. Tal on hästi palju siin raamatus neid näiteid, ajuuuringud tehtud just see, et kuidas raha, me arvame, et raha on elus peamine, see teeb meid õnnelikuks, kuidas see ei tee meid õnnelikuks. Et tegelikult see hetk, kui ma olen selle vaesuse alumisel piiril, kui mul on kõht kogu tühi, sel hetkel ma tõesti tahan seda raha. Jah, sa saad selle ühe euro, et ka selle üle õnnelik, et ma selle sain. Aga ma saan sellest väiksest piirist üle, ma olen niimoodi, siis ma enam ei taha, see on hoopis tegivad teised need vajadused ja soovid, mis pakuvad mulle õnnetunnet ja see on armastus, see on sõprus, see on see jagamise viis, et olla jagatud. Siis kaob ära see tööalane võitlusvajadus ja samas see seksuaalsus, mis tuleb juurde ja siis see vajadus kaob pahaplaanile. Et me liiga palju me arvame, tegelikult see meie reklaamid ka ja meie kaubandus ja kogu see tarbijaühiskond surub seda õnne uut mudelit peale. Aga siin oli raamatust tuleb hästi välja, mis mulle väga endale ka meeldis. Üks on see nagu protsessile kirjeldus, kuidas asjad töötavad.
aga tegelikult nagu ka see moment, et millal saavad toimuda muutused minus endas. Siis, kui ma saan teadlikumaks, ma hakkan teadvustama endale, mis tähendab mida, uurima seda, et mis tähendab minu jaoks õnn, millal ma olen õnnelik, millised tegevused ja olukorrad loovad mulle õnnetunnet. Ja siit võiks nagu välja tuua nagu väga lihtsa retsepti, kuidas olla õnnelik, et uuri välja need tegevused või olukorrad, mis teevad sind õnnelikuks ja tee neid rohkem. Ja tee neid rohkem. Mis meeldib? Ja just. Märksõna meeldib. Aga Mai-Kata, oled nõus, et siin kasvab jälle välja see teadlikkuse küsimus. Sa pead välja uurima, mis mulle meeldib, eks? Ja, aga sa pead tähele panema seda, et milliste tegevuste kaudu minus tekib õnnetunne, hea enesetunne. Mille poole mind tõmbab. Nii et järjekordselt tõeliselt hea käsiraamat, kus on ära kirjeldatud protsessid, aga mitte ainult väga lai allikate valik, tähendab see põhi on hästi lai, aga on ka just selgelt nagu need sammud. Jälle selline, et mida teha siis, kui ma täna ei ole õnnelik, aga ma soovin muutusi ja mida siis teha. Noh, selline, ütleme ka igale maitsele retseptuaar või selline, eks ole, kõik see on siin olemas. Annab ka mõista, et ta seletab ära lausa teaduslikult, et aju on täiesti valmis muutuma. Et kõik meie alateadvus ja meie teadvus, kõik on valmis muutuma. Ärge arvake, et nüüd ma olen täis kasvanud, et olengi täis kasvanud, midagi ei muutu. Ei, me oleme pidevas muutumises ja olge valmis, siis kui soovite, siis seda ka siis ma ellu rakendama. Et see nagu võtate pinge maha. Kõik on võimalik ju. Kõik on võimalik. Tegelikult ongi, kõik on absoluutselt võimalik. Ja siin on hea kokku võtta, et rohkem öelda õnn, suunõrgad tõusevad üles, nii, aga kindlasti hea raamat, kui sa soovid olla õnnelik, uurida ennast läbi selle aspekti, et meie küll soovitame, et õnne ja edu kõigile. Õnne enda teha. Ikka. Aitäh!